Austatud konverentsist osavõtjad, tere hommikust kõikidele majandushuvilistele, kes on täna siin saalis, kui ka kõikidele kuulajatele, vaatajatele, kes jälgivad meid üle veebi. Väga sümboolne on alustada konverentsi Verdi Requiemiga, mis oli esmaettekandel 1874 Milanos San Marco kirikus. Seda muusikateost on agressiooni ja sõjavastase sõnumina korduvalt esitatud 1943–1944 aastal Teresiini koonduslaagri vangide poolt, aga ka näiteks eelmisel aastal New Yorgis Metropolitan Ooperas seoses 11. septembri 20. aastapäevaga. Selle aasta konverentsi suur teema on Kes valitseb maailma? Kui me mõned kuud tagasi Postimehe juhtkonnaga arutasime selle aasta teemade ringi ja niinimetatud suurt teemat, siis keegi ei osanud arvata, et mõne kuu pärast on lahvatanud sõda Euroopas ning maailma valitsemise teema võib olla niivõrd aktuaalne. Ja seda kõikides valdkondades, nii geopoliitikas, nii tehnoloogias, nii energeetikas, ravimitööstuses, kui ka kõikides teistes olulistes meie eluvaldkondades. Meie maailm on kiiresti kasvanud ning selle keerukus ja informatsiooni üleküllus on toitnud ju kahtlusi nähtamatust niiditõmbajast, kes justkui juhiks tervet planeeti. Inimkond loob iga päev miljard gigabaiti uut informatsiooni ja kahekordistab teadmiste hulga iga 2 aasta tagant. Lugeda kõikides valdkondades kosena pealevoolavatest andmetest välja tõene pilt selle kohta, kes otsustas, mida otsustas ja millele toetudes on äärmiselt pingutav ka kõige targematele peadele. Kuid kui me tahame keskenduda oma valdkonnale, oma elule, oma väljakutsetele, siis paljud meist ei jaksa selle kõrvalt kaasa mõelda laiemates riigi, rahva või inimühiskonna ees seisvastest ja lahendamist vajavatest küsimustes. Ometi soovime, et keegi juhiks ja otsustaks, sest kes juhib, see ka vastutab. Vastutuse küsimus on muidugi täiesti omaette teema, aga personaalne vastutus tõusetub kindlasti ka nende otsustajate hulgas, kes päästsid valla sõja Ukrainas ning on süüdi sõja ja inimsuse vastastes kuritegudes. Selle eest me peame kõik järjekindlalt seisma, olenemata, kui lootusetu võib ka see ka esialgu tunduda. Venemaa sõda Ukrainas on meile aga selgelt näidanud, kui oluline on omada iseseisvat kaitsevõimet ning olla sõltumatu energiajulgeolekus. Siinkohal tõusetubki küsimus, kus näiteks on mõistlik tasakaal energia majanduslikult jätkusuutliku tootmise, kasvuhoonegaaside vähendamise ja Eesti kaitsevõime tagamise vahel. Tundub koormav endale tunnistada, et vabas maailmas on kõik need otsused meie enda otsused. Seega on ka vastutus meie otsuste mõjude eest ka meie vastutus. Ühe kõike teadva valitseja asemel on meil õnneks igas lõigus ja valdkonnas omad tipptegijad, kes seda valdkonda juhivad. Nende juhtide oskusest omavahel suhelda, koostööd teha, sõltubki see, kui edukalt õnnestub meil hoida tsivilisatsioon tervikuna kestlikus progressis. Mida komplekssemaks muutub maailm, seda suuremaks kujuneb koostöö ja läbirääkimiste vajadus. Juhtidele heidetakse sageli ette, et nende otsused ei ole läbipaistvad, argumenteeritud või põhjendatud. See kriitika võib olla paikapidav, kuid võiksime ka ise peeglisse vaadata. Kui meil viimati tuli midagi otsustada, mis mõjutas teisi meie ettevõttes või ühiskonnas, siis kas me tegime seda avatud koostöös, küsides teiste osapoolte seisukohti ja kaaludes neid kokkulepitud väärtuste suhtes. Kui see kõlab nüüd koputusena juhtide südametunnistusele, siis sellena see kavatsetud ongi. Mõõduka koputusena südametunnistusele ükskõik, kas juhitakse perekonda, ettevõtet või riiki.
Aga maailm on täpselt selline, nagu lepib kokku põlvkond, kes seda parajasti juhib. Samas oleks ekslik järeldada, et kirjutame seadused ringi algoritmideks ja laseme bitijadadel ühiskonda juhtida. Meie programmidel puuduvad täna emotsioonid ning seetõttu ka väärtusarusaamad. Väärtuste kaalumine on aga ühtmoodi möödapääsmatu nii õiglase kohtuotsuse tegemisel kui ka targima juhtimisotsuse langetamisel. Inimintellekti suutlikkus töötada väärtustega on tähtis juhtimise komponent ka tulevikus. Meie parim lahendus on üles ehitada süsteemid, kus me otsustame koos, argumenteeritult ja läbipaistvalt ning tasakaalustame ja kontrollime üksteist. Kasvavalt teeme seda muidugi koostöös tehnoloogia arenguga, kasutades tehnoloogia erapooletust, andmetöötlussuutlikkust ja kiirust nii-öelda juhi abisüsteemina. Kompleksses maailmas selget silmavaadet hoida on aga üksjagu pingutav. Samas peame aga meeles pidama, et meie ju juhime maailma. Kuid mida targemalt me suudame otsustada, läbi rääkida, kokku leppida, seda parem meie riik ja maailm valitsetud on. Vajadusel peame aga olema resoluutsed ja seisma väärtuste eest, kaasates vahendid, mis võivad olla kiired ja reljeefsed. Tuleb nõustuda käesoleva aasta Postimehe 9. märtsi juhtkirjaga, kus oli märgitud, et sõda tuleb jõuga peatada. Tsiteerin juba varem ajakirjanduses viidatud Ronald Reagani kõnet, mille ta pidas Floridas 8. märtsil 1983. aastal ja nimetas teist korda NSV Liitu kurjuse impeeriumiks ja teatas, et rahu saab saavutada ainult jõuga. Nagu me võime tõdeda, siis kurjus impeerium ei ole kuhugi ka tänaseks kadunud. Siinkohal tahan siiralt tänada Viivi Luike ausa ja otsekohase arvamusloo eest eilses Postimehes, kus ta kirjeldab kurjuse režiimi ja kollektiivset vastutust. Ja lõpetuseks. Tänasel konverentsil eestkõnelejad on kõik oma eriala kõrgelt hinnatud professionaalid, kellelt kuuleme põnevaid mõtteid ja seisukohti. Ja siinkohal tahan tänada meie esinejaid, kes on sunnitud olnud enne konverentsi oma ettekandeid mitmeid kordi ümber kirjutama, kuivõrd sõda Euroopas on sundinud meid ümber hindama paljusid seni kehtinud tuleviku prognoose. Olgem siis valmis avatud diskussiooniks ning võtame siit konverentsiruumist kaasa mõtteainet edasisteks arvamusteks ja sihiseadmisteks. Tänan tähelepanu eest ja elagu Ukraina!